Seda on muidugi kurb näha, kuidas üks osa meist on nagu käega löönud. Ma siin vaatasin Eesti värki ka, et siin keegi tark mees ütles ka, et mulle üks noormees ütles, et eestlased ei väärigi oma riiklust. Kuna see materjal, mille peale ehitada siis loodusega harmoonias ja inimeste omaduste ja kultuuriga harmoonias sellist ühtset egregoori, et seda materjali nagu ei ole, inimesed on selles massi psühhoosis, selle urban kultuuri ja kõik see, mis selle kultuuri all käib, ja filmid, muusika, tants, laul, söök, kõik on olnud nii, nagu madaldavad, inimese teadus madaldavad, et omadused on lihtsalt nii madalad kõigil. Ja see käib kogu maailma kohta, et mingi osa inimesed ütlevad ka, et kallis loodus, et tõmba vesi peale, et siin on vaja uut restarti, eks. Või siis emake maa, et peatu korraks, et ma hüppan maa siit, või siis paljud teevad siis, püüritavad nagu alternatiivi luua, eks ju, et ikkagi jutlustavad ja teevad templeid ja kirikuid ja kommuune ja püüavad eralduda võib-olla kommuuni, kus on kõrgemad eluprintsiibid ja päris nagu nii nutune ei ole see seis, aga võib-olla see protsentuaalselt on nagu nutune, et see suurem osa ikkagi inimesi on väga madala teadusega ja me ei peagi nagu niivõrd palju, see on võib-olla draama või tragöödia, me tunneme kurbust, aga me ei pea nagu sellepärast, see ei ole nagu absoluutne tõde, siis see on nagu nii ajutine maailm. Et eelkõige me saame maailma nii palju parandada, kui me viitsime enese teadustamises olla tublid ja oma omaduste parandamises, eks ju, kannatlikkus, alandlikkus, tänulikkus, abivalmidus, empaatia, eks ju, töökus, nagu see headuse, see kamma, eks ju, et kui sa oma ruutmeetril seda teed, seda tööd, seda me oleme rääkinud ka, siis see ongi maksimum, mida sa saad teha ja loodus on rahul. Isegi kui ümberringi on kaos ja ütleme, et sul ei õnnestugi teha imelist armastuse revolutsiooni ja osaleda ja su silmad ei näegi seda, et see on nagu nii materiaalne maailm. Siin on erinevad ajastud veedades ka olnud, väga head ajastud, satjajuga, nagu kus inimesed olid hästi kõrge teadusega, ma mõtlen siin planeedil, meie mõõtmes. Praegu on lihtsalt Kalijuga, praegu on selline ajastu, öeldakse küll, et väike võib-olla lohutus on see, et 10 000 aastat on siis siin Kalijuga ajastu sees, siis väike kuldne ajastu. Selles mõttes nagu positiivne, et ikkagi vaadates mingi 35 aasta lõikes on ikkagi see väike protsent inimesi, kes usuvad reinkarnatsiooni ja üritavad siis seda kaastunnet kas või loomade vastu või mingid spirituaalsed asju nagu ikkagi teha ja jätkata, neid on kogu aeg olnud siin selles mõõtmes erinevates kultuurides ja ajastutel. Aga ikkagi selles 35 aasta lõikes ikkagi selles mõttes on see nagu tõusnud, et see, minu õpetaja Srila Prabhupada ütles ka, et piisab 1% või isegi et ühest inimesest. Et kui üks inimene on selline omaguse püüdmatuse ja armastuse kehastus, siis see nakatab neid kõigepealt võib-olla väheseid, aga järjest rohkem ja rohkem inimesi, eks ju, kui on lihtsalt ainult hea eeskuju. Siis mõningad mõtted selle pidevast, ma ei tea, maailma lõputrallist, mis on mul lapsepõlvest saati mind saatnud, eks ju. Vene ajal olid pahad ameeriklased, tapavad meid ära kõik pommidega ja kui siiamaani kogu aeg on internet on täis, et nüüd on aegade lõpp. Nüüd on selles mõõtmes selle kultuuri lõpp. Võib-olla on, võib-olla ei ole, võib-olla on homme, võib-olla on 1 sekundi pärast. Srila Prabhupada ütles ka, et mida rohkem me siis nagu eneseteadvustusega me tegeleme, mida rohkem on need punkte, kelle psüühiline energia on kõrgete omadustega läbitud, siis läbi selle me tegelikult muudame automaatselt seda sfääri või atmosfääri. Väliselt me üritame ka muuta, eks ju, et umbes, et see partei on parem kui see partei, kuna see partei nagu neid rahasi nagu lubavad rohkem nagu vanuritele, aga siis see partei jälle haridusele rohkem, et me need on nagu tagajärgede või tulekahjude kustutamine, aga tegelikult on ikkagi point on selles, et mida rohkem on neid inimesi, kellel on kõrged omadused, keda ei saa ära osta, eks ju. Mingi käsi peseb kätte onupoja poliitikaga näiteks, seda suurema tõenäosus, et me jätkame ikka siit.